Võrumaa ettevõtjad olid neljapäeval kutsutud Võru kandles toimunud ettevõtluskonverentsile, et mõelda kaasa, kuidas muuta kohalik ettevõtluskeskkond ligitõmbavamaks. Avaettekande pidanud visionäär Ott Pärna sõnul on Eesti majandusele tuul vastu puhumas, sest 10 aasta jooksul jääb Eesti tööturul 100 000 inimest vähemaks, majandus kasvab väga visalt ning Euroopa Liidu toetused on kadumas. Meie perifeerset asukohta arvestades tuleks Pärna hinnangul panna rõhku e-teenuste arendamisele, kus asukoht loeb vähe või sugugi mitte. Mastercard täna oskab ette öelda, kes hakkab lahutama, sest et inimese maksekäitumine hakkab muutuma. Või Amazon enne seda, kui paned ostan, tegelikult kaup juba liigub. Sest et on tõenäosused välja arvutanud, et kui suure tõenäosusega sa ostad, et täna kasulikum paned juba liikuma, kui et oodata see sinu 1 minut munemist sellele ära. Et kõik see on sellise suurandmete analüüs on see, et sa lõpid raamatupidajaks, aga sinu teadmised on kuskil mujal kasulikud. Või ma ei tea, sebiootikud on. Kas sebiootika on nagu raamatukogus tööl saab 500 eurot või 700 eurot või ta on Google'is tööl ja saab 5000 või 7000 eurot. Või ta on Reformierakonna palgal ja aitab mõtestada, kuidas inimesed arvavad, kui sa ütled teile, et pange Foorum üldse pähe näiteks. Swedbanki Lõuna-Eesti regiooni direktor Margus Masing andis Kagu-Eesti majanduslikule olukorrale hindeks tugeva 4, tuues välja piirkonnas üha kindlamalt kanda maha saavad väikefirmad. No millise hinde annaksite Kagu-Eesti praegusele majanduslikule seisule? Mina arvan, et selline tugev 4. Sest kui me räägime nagu Kagu-Eestist, tõsi küll, ütleme ka maakondade vahel on erinevused. Täna siiski natukene paremini on läinud Võrumaal, Põlvamaal. Aga ma arvan tugev 4 ja kui rääkida nagu ettevõtete oskusest nagu leida uusi ideid ja teha just sama nagu tänasel päeval siinsamas seminaril, eks ju, et kuidas teha ummamuudu asju, siis selles osas mina arvan, et on ettevõtted 5+, et selliseid asju, mis sellise paikkonnaga sobivad, ehk siis asju, mis on seotud puhta loodusega, mis on seotud traditsioonidega ja samas ka tegelikult sellist natukene innovatsiooni, et mina arvan, et neid ettevõtteid on päris palju. Kas on tunda, et võrreldes 5 aasta taguse ajaga on toimunud mingisugune nihe paremuse poole? Ma julgen öelda tegelikult, et on küll, et kui me nagu võib-olla tahakski rääkida tänasest päevast, et kui me ka täna siin samas saalis vaatasime, et ikkagi siin oli vähemalt 80 inimest ja nende hulgas hästi palju noori. Üks paradigma, mis on ka murdunud, et oli täna hästi palju ka daame, et ettevõtjad ei ole kaugeltki enam sellised pensionieelikus mehed. Ja see juba, kas või juba see, et otsitakse uusi võimalusi, tahetakse teada saada laiast pildist. Et ma arvan see, et juba ettevõtetel on, see näitab seda, eks, et ettevõtetel on soov oma firmasid arendada ja nad on selleks mõtteid kogumas. Kas see geograafiline iseärasus, et Kagu-Eesti asub siin nii-öelda Eesti nurgas, et on see tänapäeval suur probleem jätkuvalt? See on natukene on ta probleem selle tõttu, et ka avalik sektori on päris palju töökohti viinud Tallinnasse. Ehk siis see, et kui need ettevõtted, kes toodavad siseturule, nende jaoks on kindlasti Tallinnast kaugemal raskem toimetada. Samas on siin piirkonnas ka palju eeliseid. Ja kusjuures need eelised isegi ei ole nii palju ettevõtluskesksed, et mina näiteks usun sellesse, et miks üldse ettevõtted toimetavad võib-olla seal, kus kohas nende jaoks majanduskeskkond või võimalused ei ole nii soodsad kui Tallinnas. Ma arvan, et see on ikkagi läbi selle, et see on keskkond, kus kohas neil meeldib elada. Ja see on keskkond, ja hästi tähtis on ka see, et inimesed ja ka omavalitsused, et nad väärtustaksid ettevõtteid. Kui ettevõtjad tunnevad ennast siin hästi, siis nad arendavad oma ettevõtet edasi siin. Kui nad ei tunne siin ennast hästi, siis nad teevad järgmise tehase või tsehhi Tallinna külje alla Jürisse ja kui nad peavad juba nädalast olema mitu päeva Tallinna lähedal, siis kolivad oma teiste ettevõtjatega sinna. Aga ma ei tea, ma ise olen erapoolik hindaja, sest mina olen ka valinud oma elukohaks Lõuna-Eesti ja olen siit mitte kaugel, et 25 kilomeetrit vanal Võrumaali Põlvast.
Mida tuleks selle piirkonna jaoks veel teha, et siin elu võib-olla natukene paremini edasi minema hakkaks? Kelle poolt teha? Et kas, kui nüüd mõelda avalikku sektorit ja kohalikke omavalitsusi, siis ma arvan, et esimene asi on võib-olla see tõesti, et väärtustada ettevõtjaid, et tunnustada neid, et see, et tõesti ettevõtjad tunneksid ennast siin elades hästi ja et ka see panus, mida ettevõtjad ühiskonda annavad, et see paistaks ka kaugemale välja. Aga samas tegelikult palju muid asju ka, et kindlasti ikkagi oluline on, et siin oleks olemas taristu, et oleks olemas hädavajalikud teenused. Et ma arvan, et see on see pool, kus kohas omavalitsused saavad kaasa aidata, sest eks ettevõtjad ka, nagu ma enne rääkisin, et täna võib-olla selline ettevõtjate jaoks kõige tõsisem probleem on see, et kuidas värvata uut tööjõudu mõistliku töötasuga, et kuidas hoida tööjõukulud kontrolli alla olukorras, kus kohas palgad aastas kasvavad 6-7%. Üks võimalus selleks on tõesti see, et kui nendel töötajatel on siin kandis hea elada, kui on olemas lasteaiad, kui on olemas piisavalt huvitavaid üritusi, et siis need töötajad on siin. Kui need tingimused on täitmata, siis sellisel juhul nad lähevad palju lihtsamini Soome tööle või kolivad Tallinnasse. Mõne kuu pärast ametist lahku Maksu- ja Tolliameti peadirektor Marek Helm andis ettevõtjaile lootust, et maksuaruandlus muutub tulevikus üha väiksemaks ning lihtsamaks. Samas piirkondlike maksuerisuste loomise kasulikkusse Helm ei usu. Inimesi väga palju täna päeval motiveerib tunne, kui nad midagi tarbivad, olgu see siis avalik teenus või erasektori teenused, kaubad, tooted. Riik peaks tegelema selle tundega, et isegi selline, ikkagi mitte ju inimeste lemmiktegevus, maksude tasumine võiks käia selliselt, et selleks ei oleks vaja teha eraldi toiminguid, täita maksudeklaratsioone, mis iseenesest on ju küll elektroonsed, aga siiski võtavad sinu aega ja tekitavad sellist kulu ettevõtjale, olgu ajakulu või ka siis rahalist kulu. Kui seda tunnet saaks vähemaks, et see käib paralleelselt selle sinu põhitöö kõrval, sinu äritegevuse kõrval, siis ma arvan, et üha meeldivamaks see asi võiks kujuneda ja mitte, et ettevõtlus on sellepärast makse maksta, ettevõtlus on siis selleks ikka, et ju teenida tulu ja inimestele tööd, aga makse on vaja selleks, et avalikke teenuseid tagada, võimalikult mugavaks on see mõte. Oma ettekandest ütlesite, et Eesti võiks koguda kokku Uberi makstavat makstud ja tuua tagasi Eestisse kaubalaevad. No kas on mõni selline huvitav idee, mida võiks pakkuda Kagu-Eestile, kuidas siin majandust arendada? Tänapäeva tehnoloogia võimaldab paljudki, seda, mida interneti kaudu saab teha, seal on ju piire pole ja seetõttu võib-olla eriti noorem generatsioon, kellel see hästi käpas on, siis tasuks mõelda, mida ja kuidas teha, et ida ja lääne vaheline kaubavahetus ehk pole võib-olla nii lihtne, kui ta on varasematel aastatel on tulenevalt sanktsioonidest ja poliitilisest olukorrast, seetõttu tuleb leida muid lahendusi, kuidas ettevõtlust arendada. Kagu-Eesti puhul on ikka räägitud sellest, et sellel piirkonnal võiks anda mingisugused maksuerisusi. Mis teie sellest arvate? Mina olen Maksuametis maksupoliitikaga väga vähe seotud selles mõttes, et selles diskussioonis väga raske kaasa rääkida, aga võib-olla mõneti me selle maksuerisusele paneme liiga suurt tähtsust, ehk sellele võib-olla ei tohiks esmast niisugust väljapääsu omistada, et idee on oluline, eks mida siis teha, ja Eesti on minu arvates teistpidi jälle hästi väike, et inimeste mobiilsus, töökultuur on muidugi töökohti, kus ei saa teha kaugtööd ja tootmine ja kõik on see, kus inimesed peavad liikuma ja me teame, et on tegelikult tööjõupuudus, mitte tööpuudus, kuigi tööpuudus on ka olemas igas Eesti piirkonnas, aga ettevõtjad ikka muretsevad rohkem tööjõupuuduse pärast, kvaliteetse tööjõupuuduse pärast, et see maksu erisus võib-olla, peame hästi ettevaatlikud olema, et kas see on nagu see trikk,
trigger või see käivitaja, mis aitab edasi. Aga kindlasti lihtsustused maksude tasumiseks, võimalikult väiksem kulu on see nii palju ka abiks.